ilmselt iga jumala kord, iga jumala kord, kui ma seda laulu laulan, tuleb mul meelde see, kuidas me seda kava hakkasime tegema, sellest on küll nüüd üks 15 aastat möödas, ma arvan. Ja me istusime Taaviga köögilaua taga ja minu tol ajal siis 6-aastane, 5-aastane poeg. Ta on täis suur mees ja 5-aastane poeg tuli ja ütles, me laulsime seda, ma näitasin Tahvile, et näed, see lugu käib nii ja poeg tuli teisest toast ja ta oli pisarad silmas ja mul oli nagu nii, et iga kord, kui ma selle peale mõtlen, mul on seda raske kuidagi ära korda oma isa vigu. Viiding oskas öelda asju. Aga nüüd rõõmsamatel teemadel. Tuli välja, et mina olin täitsa veendunud, et see on Rootsi rahvaviis, mille peale on tehtud üks tekst. Aga Tiit guugeldas ja sai teada, see on tegelikult päris huvitav lugu, et mis lugu see tegelikult on. Mina olin täiesti veendunud, et inimesed ei tea seda lugu, aga tegelikult oli kartus, et see on Eesti rahva lugu. Siis selgus, et on Rootsi rahva lugu. Ja siis lõpuks selgus, et on Ameerika kommertsrämps. Jah, aastast 1800, mis ta oli siis? See on siis väidetavalt üks esimesi lugusid, mis muusikalidest vaharulli peale keriti. Kas see oli vaharull või oli see juba plaat? Ei tea. Ühe sõnaga, esimene salvestus ja see oli Banks of, mis kuradi jõe kallas, see oli nüüd, jah, mingisugune ja noh, 1800 lõppu põhimõtteliselt Sky Plussi formaat, noh, täiesti selline oligi muidu see oli imeks pandav, et sa ei teadnud seda nagu lugu. Jaa, ma ei teadnud seda ja tuli välja, et see pidi olema Jaakob siiamaani imestab, et keegi teab. Mis lugu see oli? Kõik inimesed teavad lugu seal, kus Rukki väli lagendikul helst. Kõik mõni teab teist. Kõik noogutavad. Noogutavad selle pealt, meil on külm. Jah, tuli välja jah, et see on üks populaarne lugu eestlaste ja aga ega kõiki lugusid eestlased on väga palju häid lugusid kirjutanud ja rääkimata siis ameeriklastest, kes on meile kintinud selle. Seal oli mingi probleem selle autori õigust. Autor vist kirjutas selle mehe nimi, kes selle kirjutas, oli Paul Dresser. Ja temal oli vend, ütleme, et tema nimi, mingi John näiteks või ütleme, et Ameerika 1800 lõpp. Ja kui Paul Dresser, kas ta suri ära? Suri ära. Võttis kätte, suri ära. Ja siis tuli tema vend, nagu need vennad on, ja ütles, et mina olen tegelikult selle loo autor ja tahan neid autoriõigusi endale saada. Ja siis oli suur tüli. Aga postuumselt jäi ikkagi õigus härra Paul Dresserile, nii et saab need autoriõigusi siiamaani. Jaa. Talle pannakse iga aasta kaevatakse ta aut lahti. Aga jaa, lugu iseenesest. No mängime siis seda lugu, ma ei tea, kui kõik teavad. Alati kõlab paremini, kui on juhe taga. See on ka varasemalt töötanud. Pane väga. Vett.
raske lapsukestel kaevikusse tulla, ütles kolonel ja saigi kindraliks. Lapsed tulid, siis ta kraapis peale mulla, pühkis higi näolt ja muutus kartuliks. Kartul õitses, aga sõda oli käimas. Sõda käis ja käis ka tunnimees. Kähku käis, kui oli tarvis välikäimlas, millest läbi lasti kaotas palju mees. Tema olematuid poegi viidi sõtta, kustus vaimustuse tormis eluta. Kuna poegi kuskilt polnud võtta, tädi poegadele tehti